tere kõigile, kes on siin, kelle üle meil on eriti hea meel, sest me oleme täna tõesti esimest korda live podcastis. Nii et me saame inimestega rääkida, muidu me räägime Mailiisiga kahekesi või külalistega kolmekesi, aga täna on selline sümboolne number, et meil on käes siis Herbaatikumi taimetarkuste podcast 75. Ja tere ka minu poolt ja tõesti see energia on siin hoopis teine, kui teha lihtsalt kahekesi või kolmekesi. Nii et me võime siin natuke kopistada või sopistada, aga ärge pange tähele, maainimesed, kõik on palja jalu, palja pepuga, ma loodan, eks ole, siin looduses. Ja need, kes istuvad oma kodudes arvutite taga, et need ka kindlasti on mõnusalt ennast loodusesse istuma sättinud. Ja me oleme siin praegu kahekesi, aga kohe liitub meiega ka Artur, kes on kohe tulemas. Aga me saame siin rahulikult juba alustada Mailiisiga ja me räägime täna siis sellisel väga olulisel teemal. Ja me räägime sellest, mis on üldse ravimtaimede tulevik, on ju. Paneme pead kokku ja räägimegi sellest, et kas ja kuidas on siis need õiged viisid, kuidas kasutada. Ja kui Artur ka tuleb, siis räägime ka teaduspõhisusest, mis on eriti populaarseks saanud. Ja tegelikult enne, kui me lähmegi teemasse, või see läheb ka teemasse, mida ma eile nägin Instagramis, ma arvan, et äkki mõni teist ka nägi, et kuidas siis saab ka nagu valesti minna. Ehk siis üks väga tuntud konto veganite seas, ma nimest ei hakka nimetama, kui sa nägid, siis sa nägid, tegi postituse, et oi, saialill on nüüd nii tühine taim, et selle asemel, et neid õisi kogu aeg ära visata, saame sellest hakata nüüd taimset valku tootma. Ja pildi peal oli peiulill. No. Ja sellel kontol on 5000 jälgijat ja osad olid ka laikinud, ehk siis pannud meeldivaks. Ja ma vaatasin seda ja mõtlesin, et need inimesed päriselt arvavad, et see ongi saialill ja saialille me ei kasuta ja teaduspõhisuse uuring oli ju taga, et nüüd hakkame sellest valku tegema. Et kuhu võib ka valesti minna. Tegelikult peiulill on ka ju väga tugev ravintaim, nii et peiulille võib ka ju kasutada. Ja kõige olulisem minu arust on see, et mis roll siis meil siin, me oleme ju siin kõik siin, kes me siin ruumis koos oleme, õpime ju taimetarkus, mina õpin ka kogu aeg koos teiega edasi ja need õpetajad, kes siin on meie koolil õpetanud ja õpetavad praegu, on ka, kõik õpivad edasi, et me kogu aeg õpime seda edasi, et mis roll on siis meil, et kas meil nagu jääbki midagi alles, kui meil võetakse riigis vastu selliseid seadusi, mis keelavad soovitada seda sama loodusravi või ravintaime, mida meie vanaemad ja vanaisad on kasutanud ajast aega sajandeid ja ametlikult siis riiklikult me ei tohi enam levitada seda teadmist, sellepärast et võib juhtuda, et mõni inimene kasutab seda taime valesti ja siis võib ta saada kõhuvalu või peavalu või mis iganes. Ja mis me siis nagu teeme selliste otsustega, et kuidas me käitume, millist informatsiooni me levitame ja kas me nagu saame üldse elada niimoodi, sest minu arust on see praegu täiesti meie rahva kõige väekama tarkuse selline nagu hävitamine või selline maha surumine. Ja mina isiklikult me oleme siin podcastides rääkinud ka väga selliseid intrigeerivaid jutte, täna ma ei kavatse üldse nagu loobuda sellest suunast. Et mina isiklikult olen mõelnud küll, et ei saa elada selliste seaduste järgi võib-olla, mida minu nagu hing ei luba järgida või ma ei loe seda õigeks. Ja ma mõtlesin, et mina kavatsen küll, nagu te olete nüüd näinud, ma olen eriti aktiivseks läinud, eriti sotsiaalmeedias igasuguste taimede jagamisega, et vaatame, kuna siis vangi pistetakse mind või suured trahvid. Kui trahv läheb suureks, siis koolitasu läheb ka suuremaks. Siis te saate teada, kui äkki hind tõuseb. Siin ongi täpselt see pool, millest mina ka alustasin, et
me võime justkui valet fakti levitada, sellest ei juhtu midagi. Aga kui me nüüd võtame selle õige video, siis tekib see, et äkki ühele inimesele mõjub see halvasti. Aga äkki see vale fakt mõjub halvasti. Kes siis vastutab? Ja kuidas me siia üldse jõudnud oleme? Ja tegelikult ega võibki olla, et inimene teeb selle nõgese tee või raudrohu tee või teeb selle tinktuuri ja ta saab mingisuguse sellise tagasilöögi kehale, et kas siis keha kuidagi hakkab toksiinidest vabanema või ta reageeribki teistmoodi. Et sellepärast minu arust on nagu õige see suund, et nagu me siin koolis ka herbaatikumis vaatame selle taime poole, et eile just rääkisime seal mäe otsas, keegi küsib, kus me siis teame, kuidas see taim meile toimib? Ei teagi. Me ei teas, me oleme kõik nii erinevad, et me oleme kõik erinevad keemilised süsteemid, komplektid. Me ei saagi seda teada, aga meil on taga mitusada aastat tarkust. Et mina olen seda, ja kui inimesed vahest küsivad ka seal, kui ma jagan mingit tarkust, aga kes seda tõestab? Või kus see tõestus on, siis ma olen öelnud, et mul on isiklik kogemus 35 aastat ja ma võin tõestada. Ma võin tõestada ja mul ei ole vaja, et keegi teine hakkab seda tõestama, kui mul on endal see kogemus olemas. Et sellepärast see, kui Artur tuleb ka, et see teaduslik lähenemine, mulle väga meeldib jälgida tema postitusi ka ja miks ma tema poole pöördusingi. Ja teate, mis mu esimene küsimus, ma saan ära rääkida enne, kui ta jõuab, on ju. Et kas need on su isiklikud tekstid? Et kas sa ise usud ka seda ja kas sa ise kasutad ka seda? Ja ma läksin talle lausa koju külla ja rääkisime tema abikaasa, tema endaga ja ma sain aru tõesti, et ta ise on vägagi teadlik ja ta kasvatab ise ravintaimi. Ja ta on õppinud siis Venemaal seda meditsiini poolt, toitumisteraapiate poolt ja tal on tõesti see taimetaust on hästi sügav taga, sest väga palju jagatakse selliseid kokku, olete tähele pannud selliseid kokku nagu kombineeritud tekste, kus on võetud erinevatest artiklitest ja erinevatest siis sellistest väljaannetest selline kokkuvõte ja siis on selline umbes a la kerid, lõppu ei tule. Ja ma olen sealt enda neid tekste ka hästi palju ära tundnud, et minu lõigukesed on ka seal vahepeal kuskil on ju pandud või siis ongi niimoodi, et AI on selle siis lõpuks nagu kokku kombineeritud ja kes nagu teab, kes on ise kasutanud, see saab kohe aru, et see on nagu seda kaudu tulnud see süsteem. Et sellepärast see isiklik kogemus, et sa ise proovid, ise katsetad, ise teeme, nagu me koolis teeme, on ju, teeme läbi selle kuu aega selle taimega katsetuse. Katsetame enda nahal ära, kuidas toimib. Me teame oma lapsi, oma emasi, isasi või keda me aitame, on ju. Me teame, kuidas nemad elavad, mis süsteemis nad elavad. Ja me saame neil kasutada seda nendele nagu individuaalselt lähenedes. Ja samamoodi ju kui me trenni valime, siis justkui ei loe, et mõnele sobib jooga või teisele sobib jõusaal või kolmas käib üldse jooksmaseks. Sa võid samamoodi vigastada ennast. Aga kui me räägime taimedest, siis on kohe see, et miks sa soovitad, kuidas sa soovitad, kus on tõenduspõhisus. Kui me lähme jooga juurde, siis kas me lähme sajandeid tagasi ja ütleme, et äkki ei töötanud. Tegelikult ju sealt on kõik alguse saanud ja iga spordiala tuleb ka oma taustaga või võtame dieedid näiteks. Ei sobi kõigile kõik. On taimetoitlased, on karnivoorid, 2 äärmust, siis on vahepeal on seal ketod ja paleod ja kõik muud dieedid. Siin ringi vaadates ka ma ei saa öelda, et kõik sobib kõigile. Me oleme kõik individuaalsed ja samamoodi on ju ka taimedega, aga miski pärast just taimed on need, mis on need kõige ohtlikumad. Ja mina ei ole üldse allopaatilise meditsiini vastu selles mõttes, et inimestel on oma valik. Et on ju, kõigil on oma valik, iga üks valib oma elus ja keegi ei saa nagu käskida, et sina ära mine arsti juurde ja võta kasuta ainult söö taimi ja nagu mul on ka siin mingite postituste all on üks väga järjekindel tegelane, üks kõik taime, mis taime ma tutvustan, ta ütleb, et söö ära. Et ma ei ole nagu seda meelt, et see ei ole nagu, et inimesed ei võiks või peaks, kui nad tahavad ja arvavad, et see on õige. Palun väga. Aga mis mul nagu minule ma arvan, et ei ole nagu kõige õigem,
on see, et kui allopaatiline meditsiin hakkab ravima inimest, on ju, ta läheb sinna oma probleemiga, hakkab ravima inimest ja sealt tekib mingisugune tüsistus. Mingisugune, mis muudab organismi nii põhjalikult, et ta ei saa enam funktsioneerida nii, nagu normaalselt ta funktsioneeriks. Ja siis ta tuleb abi otsima, kas siis taimetarkade juurde või läheb mõnda teise loodusteraapiasse ja see ei toimi. Sellepärast, et süsteem on nii sassis ja siis saab allopaatiline meditsiin, et näed, kasutasid küll taimi, aga ei toiminud ju. Et see on tegelikult täielik selline dilemma, et aga kui on juba ära rikutud, no siis palun, ma tean, et Eleri alati ütleb, et kui sa oled juba kasutanud, hakanud vähiravi tegema, hakanud keemiaravi tegema, siis pöördu nende poole, kes alustasid. Et nemad peaksid leidma selle väljapääsu. Mitte ei peaks olema siis nagu parastama ja näpuga näita, ütlema, näed, et sa käisid, jõid seal taimeteed ja mitte midagi ei toiminud, on ju. Ei saagi toimida. Ja meil tegelikult peaks olema see õigus nagu inimestel oma tuttavatele öelda, et kui nad on otsustanud, et siis nad võivad proovida taimedega parandada olukorda, aga see ei pruugi toimida, sellepärast et süsteem on juba niivõrd segi läinud. Et selle peale tasub mõelda, et me ei pea olema need ema Teresad, kes aitavad kõiki nagu ja ütlevad, et jah, iga asi on lahendatav taimedega. Tihtipeale ei ole, kui süsteem on liiga kui inimene on näiteks 20 aastat võtnud antidepressante ja me ei saa niimoodi väga nagu süüdimatult öelda, et joo nädal aega naistepunateed ja sul saab kõik korda. Et mul on selline kogemus olnud, et inimene jättis oma kõik need igasugused antidepressandid ja kõik jättis nädala ajaga maha ja ta läks täielikult lendama, tulnukad tulid tema juurde ja ta hakkasid teda vägistama ja kõik need pildid, mis tal jooksid, et lapsed olid nagu täielikult endast väljas, et emaga on nüüd täitsa nagu, et no, karjub mööda tuba, hüppab ringi, aga see kõik ju, kui ta korraga jättis maha 20 aastat kasutatud antidepressandid, see kõik hakkab ju toimima ja siis ei ole nii, et ma joon naistepunateed ja nüüd on nädal aega kõik mul korras elus. Et seda me ei saa nagu endale nagu võtta enda süüks, kui me tahame aidata, aga ei toimi. Et siis tuleb ikkagi öelda julgelt, et palun las teeb siis see süsteem korda ka, kes selle korraldas. Jah, ja samamoodi on ju ka see, et manageerime ootuseid, et miski pärast peaks taim kohe töötama. Täpselt nagu see sotsiaalmeedia laikeks, et kohe tuleb ja kohe saan selle mõnusa õnne tunde, et kellelegi meeldis ja nii on, aga taimed ei toimi nii ju. Ja kui me hakkame taime võtma, siis lähme üldse sügavamale. Meie närvisüsteem, sa kõigepealt hakkad ju närve tasakaalustama. Närvid edasi on ju, tulevad meie organid, lihased, side, kude, nahk. Kõik see võtab aega, kust iganes see probleem alguse sai, vajab taastumiseks erinevatest kudedest on ju erinev aeg, aga kui me võtame naha, siis me teame, et naharahkud uuenevad umbes 30 päeva. Miks me siis ootame, et 2 tassi teed võtab mul haigus ära ja haigus on juba väga tugev sümptom. See tähendab, et väga paljud harjumused tuleb ka ära muuta, aga me ei taha seda tööd teha ja siis me ütleme, et taim ei tööta. Ja see tihtipeale ongi see probleem, et need ootused on liiga nagu kiired tulemad, aga sellist nagu no nii nagu on, me oleme rääkinud ka see, et see Loits ütleb, et haigus tuleb hobustega on ju, aga ära läheb härgadega. Et ta tuleb koppadi kiiresti, aga ära läheb ta ikkagi hästi aeglaselt, et ära ta kiiresti ei lähe. Ja minu arust, no kuidas siis need lahendused nagu oleks või mis nagu minu arust oleks õige, oleks see nagu vanasti Vene ajal, kõik on see, et vanasti oli muru rohelisem ja taevas sinisem. Et minu arust oleks õige see, et kes õpivad arstiteadust ülikoolis, nendel peaks olema primaarne see, et nad saavad enne ikkagi selle osa, mis hoiaks inimese tervena, ehk siis kõik selle taimetarkuse
ja kõik need muud võimalused ja kui nad lähevad kabinetti inimest vastu võtma, et siis nad eelkõige, et neil on õigus soovitada neid meetodeid. Mäletate, kes on vanemad, on ju, minu noorusajast, et kõik arstid ütlesid, et tee sinepi jana vanni, on ju, joo seda saialille või kummeli või raudrohu teed, et ja mõned arstid, noh, mõnedel arstidel oligi niimoodi, et nad ei soovitanudki midagi muud. Ma mäletan, et noh, Antslas, meie perearst ütles niimoodi, et noh, et lähed arsti juurde, arst ütleb, et joo teed ja kasuta seda taime ja tee sellest tõmmist ja siis, et noh, ootame, et aga okei, aga noh, kui ma noor olin veel, ma ei teadnud, on ju, aga mis veel? Noh, kõik, on ju. Mis sa veel tahad, on ju, et mine koju, hakka toimetama. Ja mina mäletan, noh, seda ma olen ka maininud siin ja koolis ka rääkinud, et kui Kaspar, noh, nüüd teil on hea vaadata, on ju, milline Kaspar praegu on ju suur mees, aga kui ta oli 8-aastane ja sai ajuinfarkti, et siis meie perearst helistas mulle ja mina nutsin telefoni otsas ja tema ütles, mis sa tönnid, mine koju, vaata, mis sul kasvab õue peal. Ja et mine korja harilikku mailast. Ja siis ma ütlesin, ma ei teadnud, milline see välja näeb tollel ajale. Et mine otsi üles, et seda on igal pool õue peale. Et mine korja ja tee sellest talle tõmmist ja kõik saab korda. Ei olnud nii, et hakatakse kohe mingisuguseid ravimeid ruttu sinna suskama ja praegu on tulemus see, et siin ta paar aastat tagasi käis just uuringutel, kus kutsuti kokku sellised inimesed, kes on selle nagu sellise, kuidas ma ütlen siis, selle asja läbi teinud, ehk siis lapse ja ajuinfarkte, kes on selle läbi teinud. Ja need kutsuti nad kokku ja enamust olid neist nii-öelda siis teo ja tegutsemisvõimetud, kes olid siis läinud seda rada, et nad hakkasidki kasutama siis igasugu närvidega seotud rohtusi. Ja mina hakkasin tollel ajal õppima homöopaatiat, alles hakkasin õppima, ma ei teadnud sellest midagi, aga Kaspar on tõesti vist kõige rohkem saanud igasugu terakesi noka vahele endale, et temal on sünniaasta, kukeaastal sündinud ka nii, et ma muudku muudku terakesi panin talle noka vahele. Ja nüüd ta teeb teile süüa siin, on ju, ja kõik on rahul ja õnnelikud. Aga kui ta uuringul käis, kas ta pidi siis nagu tõestama, et tal päriselt oli see infarkt ka? Jaa, et ta ütles, et ta korduvalt ütles, et ta kasutas homöopaatiat ja ravimtaimi. Ta ütles, et tal oli nagu, alguses ta mõtles, et ta ei lähe, aga siis ta ütles, et tal on nagu endal juba siuke huvi, et mis need arstid ütlevad. Ja siis ma ütlesin, no mis nad siis ütlesid? Siis ta ütles, et nad tegid nii, et nad nagu ei kuuleks. Et ongi niimoodi, et minu arust on õige see, et me kasutame siiski enne nagu seda kõike, mis aitab meil loomulikult taastuda. Ja see on nagu meie ülesanne ka, et nagu te teate, meil alguses oli ka koolis ju plaan see, et me õpetame ettevõtlust ka juurde. Aga mida aeg edasi, nüüd on ju 15, on ju 15. lend, seda rohkem ma nagu veendusin, et tegelikult mina nagu tunnen, et me saame rohkem kasu oma lähedastele sellest, et me õpime nagu iseennast tervendama ja oma perekonda ja oma lähedasi ja kõik need tooted ja muud asjad on lihtsalt väga hea boonus, aga minu jaoks nagu mulle tundub, et see nagu on selline primaarne, et me ikkagi nagu õpime, kuidas iseendaga hakkama saada. No ja lõpuks on ikka see, et kui sa tunned, et sa tahad sellest teha ettevõtluse, siis elu ju annab sulle need võimalused. Igaüks jõuab ju põhjusega sinna. Et võib-olla sellist inimest on vähe, kes otsustab, et nii, nüüd ma lähen käin selle ettevõtluskursuse läbi ja siis minust saab miljonär. Ei ole niimoodi, eks, et elu ise juhatab sind mingite hetkedeni ja sellest lähtuvalt siis sa loodki selle toote. On ta siis rõivad või on need siis kreemid, on ju, mis kellelegi. Ja nii ta läheb, ma arvan, kõigil siin on juba oma tuttavatele midagi pakkuda.
ja mis on nagu veel oluline selle asja juures on see, et siin paljud on öelnud ka, kes on hakanud tegema siin meilgi, praegu oli ju see oma toodete laat on ju jagamine, et kes teevad oma neid mingeid tooteid, et siis ma arvan, et enamus on meist sellel arvamusel, et ma teen seda sellepärast, et mulle lihtsalt meeldib teha. Et ma saan sellest mingi nagu orgasmi, looduse orgasmi on ju, et ma teen neid, aga et kuidas sa seda ühte kreemi teed, et tahad, siis sa teed ikkagi rohkem on ju ja siis on võimalus jagada neid laiali. Et see ei ole lihtsalt nagu sina ütled ka on ju Mailis, et sa ei tee sellepärast, et nüüd suurt müügitulu kasvatada, vaid sellepärast, et sulle meeldib teha, et sa teed nagu naudinguga iseenda jaoks ja see ongi see, et sa teed ja siis katsetad ja proovid ja siis teised saavad ka nagu osa sellest. No ongi, kui sa teed päriselt südamega, siis nagunii tulevad müügid, nagunii tuleb müügikasum, sest teistele ju meeldib ka see, mis sa oled kokku seganud. Ja sellepärast see laad ka siin on ju väga alati tore, et sa saadki testida, kas toimib nii hästi nagu minu meelest toimib, minu tuttavate meelest toimib ja kui siin ka läheb väga hästi, siis võib-olla teedki sellest on ju suurema äri, aga võib-olla ei teegi. Võib-olla jäädki selliseks kingituste tegijaks tähtpäevadel. Ma arvan, et tegelikkuses kõigile meeldib saada midagi käsitsi tehtud, sest üha vähem seda on. Saab ju Hiinast tellida kiiresti, saab igalt poolt tellida. Just, et saab ju tellida on ju selle asemel, et keegi on võtnud aja, ja keetnudki selle toote või tikkinud selle toote, see võtab tunde. Ja ta on mõelnud sinu peale ja toob selle sulle, et üha enam läheb ju kõik see hinda tegelikult. Aga minu meelest palju suurem küsimus tegelikult, miks me ka täna siin oleme või vähemalt minu peas on see küsimus, et kuidas me oleme jõudnud sellesse punkti, kus meil on vaja teadusuuringuid selleks, et midagi uskuda. Ma arvan, siin ruumis oli ja kes meid võib-olla kuulavad ka, nii ei ole seal, me ikkagi mõtleme ise ja uurime ise. Aga kui sa vaatad üldist ühiskonna pilti, siis pigem usutakse seda, kus sul ongi seal teksti juures viide. Ja kui see viide on seal mingi link, siis enamus isegi kontrolli seda linki. Jälle vihjates tagasi sellele postitusele, mida ma siis täna lugesin. Seal all oli ka link. Ma läksin sinna lingile. Seda linki polnud olemas. Ehk siis see oli nagu katkine leht, et siis kas päriselt on olemas selline uuring või me lihtsalt loome selle pildi, sest meil on vaja, et oleks selline uuring justkui olemaseks. Et mis see lõppküsimus on ja miks me enam ei usalda iseennast? No milleks meil vaja? Mul on tõesti küsimus, milleks meil vaja on neid uuringuid? On ju, sellepärast, et näiteks võtame kadaka, on ju. Enamusel ikkagi kadaks on sümpaatne, kasutame seda kas toidus või mingites toodetes, eks ole. Ja kadakas, ühed esimesed kirjalikud siis teab, et temast olid Vana-Egiptusest 1600 enne Kristust, kasutati ravimina. 1600 enne Kristust. Ja nüüd me otsime mingisuguseid uuringuid, et äkki peaks tõestama, kas see päriselt töötab. See on natuke nagu sarnane, et kui mul küsitakse kehatoodete kohta, et mis õli ma siis võiksin kasutada, siis ma enamasti ütlen ka, et alusta oliiviõlist esimene press. See on ju sajandeid kasutatud, testitud erinevate inimeste peal, see töötab, see on nahale imehea. Ja siis tekib ikka see, et aga siin on mingi põnevam õli. Praeguseks on väga erinevaid õlisid, on ju, mida keegi kasutab. Aga meil on see tarkus olemas. Ja nüüd me oleme siin, kus me peame tõestama, et kas see töötab, miks see töötab, kuidas see töötab. Teaduspõhisus. Mul on juba murelik nägu ees, mul on siuke tunne, et üks mees on ära eksinud kuskile, meil on siin maainimesed koos, et tegelikult ma paluksin oma telefoni, et minu kontakt on vist ainuke, mis neil on, et äkki nad on kuskil ja et äkki nad on kuskil tee peal, sest nad peaks ammu siin juba olema. Mailis. Jah, äkki nad on lihtsalt natukene arvestanud valesti, sest siia tulles on ju käänakuid ja isegi tulin siis traktori tagasõitmine, võttis kenasti tempot maha, ega kitsa tee peal sa mööda ei lähe ja siis tuletadki endale meelde, oled hetkes, naudid teekonda. Vahest päris keeruline, aga samas jällegi linnast tulles
väga hea selline vaheldus. Et sa oledki nüüd maakeskkonnas, mis sa teed siis? Noh, linnas muidugi kõik signaalitakse, oleks seal närv must, eks, aga sa oled ühel teel, sul on traktor ees, sa ei saa midagi teha, eks. Et analoog võib ka siin olla. Ja kui ta tuleb, siis ta tuleb, ma arvan, et ta ongi kinni kuskil tee peal, vähemalt ma siit loen. Sellepärast, et nii nagu paljud tulid sealt poolt ilmselt, on ta kuskil oma väikse autoga siin kinni. No võt. Nii. Aga siis on nii ja tuleb, mis tuleb, on ju. Kes tuleb, eks ta tuleb kohale, eks me peame siis kauem siin istuma. Aga võib-olla selle nagu eelmise küsimuse vastust oskab keegi publikust öelda? Et miks me oleme siia jõudnud, et me vajame seda teaduspõhisust? Inimesed otsivad enesekindlust või kinnitust millestki, et ei usalda ennast, siis keegi justkui peaks vastutama. Et see teaduslikus tõestatud, siis ma usaldan seda. Siis võib-olla on neid niimoodi koolitud ka mingi ajal. Väga hea, jaa. Ja see usalduse ja vastutuse teema minu arust ongi nagu tõesti kõige olulisemad, et siin ka me ju, eks ole, et võtta see vastutus iseenda eest juba, kui need väiksed lapsed sünnivad, et me ei mõtle niimoodi, et väga paljud mõtlevad niimoodi, et no laps jääb haigeks, kuskil on inimesed, kes nad terveks teevad. Kuskil on inimesed, kes nad terveks. Ja kuskil ongi need inimesed, aga nemad ju ei vastuta selle eest, kas see ravi on õige või ei ole õige. Et vastutab ainult ikkagi lapsevanem ise. Ja kui lõpuks on tagajärg käes, et siis öeldaksegi, aga no miks sa siis nagu läksid sinna või miks sa tegid niimoodi, et ikkagi lõpuks see nagu läheb lapsevanemale üle see kogu see vastutus. Ja lapsevanem on üks, on ju, teine on jälle arstid või siis teadlased, eks. Et teadlaste juurde me ju ei lähe, et oi, kasutasin seda, sinu uuringus ütles, et töötab, aga minul ei töötanud. Pole ühtegi sellist pretsedenti, et me võtaks selle teadlase siis vastutusele. Aga ometi väga paljud tootjad, toidulisandite müüjad, ma arvan, neid on palju veel, kes panevadki selle sildi alla, et uuring tehtud. Mingi labor kinnitab. Tegelikult isegi kosmeetikat tehakse niimoodi, et tehakse mingi laboriga koos, on ju. Et siis on kindlasti veel parem. Mõtlemata sellele, et tegelikult tuleb ju vaadata koostist, et mis seal sees on, kuidas see mulle mõjuda võiks. Ja võib-olla sükene eriti drastiline lugu siia, kui me räägime vastutusest, siis me peame ikkagi kõigepealt ise otsustama, sest ülikooli ajal minul oli selline koolivend, kellel oli mingi seljaprobleem, ta käis operatsioonil. Aga seal läks midagi nihu. Ja niimoodi, et mingi närv andis tal kogu aeg tunda. Ta kogu aeg valutas. Võttis ta rohtu ei võtnud ja ta tahtis ka nagu seda olukorda lahendada ja vastutusele võtta inimesi. Aga keegi ei vastutanud. Nii et lõpuks, mis juhtus? Juhtus see, mida me keegi ei taha. Ta võttis endalt ise elu, sellepärast et ta ei suutnud enam elada, eks. Muidugi tolle ajal oleks võinud leida mõnda ravimtaime lahendust või mingid muud lahendust, et leevendada seda probleemi või minna osteopaatiasse, eks. Aga enne kui ikkagi mingit otsust teha, kaaluda see läbi ja võtta kõigepealt ise vastutus, on ju. Mul on kogemus sellega, et lapsed sünnivad vaata, et siis haiglasse hakatakse kohe need esimesi vaktsiine peale nagu survestama, on ju, kuigi üle selle teemaga üks kokku puutud ja teadselt mitte midagi, on ju, ja sa pead kiiresti mingi otsuse vastu võtma, on ju. Aga hiljem saab perearsti juures ka teha, kui aga ongi see hetk, vastutuse hetk, kui arst nagu survestab, on ju, aga sa ei tea mitte midagi, aga vaja mingi otsus vastu võtta kiiresti, aga saab alati edasi lükata, on ju, ja ennast teadlikumaks teha ja siis otsuse teha. Aga naine sünnituse hetkel on nii õrnas seisus, et temal nüüd, et tõesti ma tean oma tuttavad, et paberi peale panevad kirja need sõnad, on ju. Ja see üks mees läheb rohkem endast välja, kui see naine ju. Teate küll, kui lapsed sünnivad. Mina mäletan, et kui mul lapsed sündisid, siis laste isa pidi ära minestama. Nad läksid kõik teda turgutama selle, mina see sünnitasin. Nii et mehed võivad vahest õrnemadki olla, et ei ole niimoodi. Aga ma kuulsin, et nad tulevad jalgsi, ma ei tea, kas Tartust. Kuskilt Võsa vahelt.
ei no nüüd need, kes kuulavad seal kuskil Facebookis ka meid kujutavad ette, kus kohas me oleme, et me oleme pärapõrgus oma podcastiga. Ehk siis VK talu, kui te kaardi peale panete, on tõesti siin Karula rahvuspargi südames ja siin on tõesti nagu raske ligi pääseda. Ja aga selle eelmise nagu loo mõtte lõpetuseks, et isegi kui me mõtleme, et meil valutab puus või meil valutab õlg või selg, siis see nagu lõikuse osa peaks olema kõige viimane. Me ei saa ära lõigata seda valu, see läheb mujale. Ja pärast me peame taastuma sellest operatsioonist ja vahest isegi kõndima mingisuguse abivahendiga või üldse õppima uuesti kõndima, kui meil siin põlv näiteks, ma ei tea, menisk parandatakse ära, eks. Et alati võtta see kõige viimase õlekõrrena. Igasugu variant on, mis aitab leevendada ju. Ja üks teema, mida ma tahan veel üles tõsta, on see, et kuidas nagu lubavad ütleme siis selle teise süsteemi esindajad endale võtta suhu selliseid sõnu, et nad mõnitavad ja tänitavad, eks ole, seda, kui inimene ennast püüab looduslikult ravida ja see kuidagi on nagu muudetud, nagu see uhuude teema on ju. Et meie riigi eesotsas olevad inimesed, kellel on antud see vastutada, eks ole, kõikide inimeste eest, mõnitab avalikult, kas siis neid inimesi, kes tegelevad sellega või neid inimesed, kes võtavad vastu sellise otsuse, et nad tahavad ennast loomulikult ravida. Et võt see minule küll pähe nüüd ei mahu ausalt öeldes, et kuidas on õigus nagu niimoodi inimest mõnitada, kui ta on otsustanud minna seda loomulikku teed pidi. Et see, ma iga kord ma ei ole nagu selline väga õiglusjanuline inimene, et ma hakkan seda õigust taga, võt see on küll selline asi, mis mul keerab nagu, teeb harja punaseks, et ma nagu ei suuda sellest aru saada, et niimoodi avalikult välja kuulutada, kas see uhuude teemad, me püüame küll seda meeldivaks teha, et öökull on tark lind on ju ja et uhuutame edasi. Et uhuutame edasi, aga siiski on see avalikult nagu sellise nii tere tulemast, Artur. Tere. Ma väga vabandan, te on hilinenud. Aga teie nii ilus loodus. Siis varem. Jah, aitäh. Vot nii, olin Artur ja toitumisterapeut. Ja rõõm näha teid kõik. Inimesed näevad. Ja tulin oma abikaasaga, mis praegu ka kõnnib. Jah. Ja ma sain aru, et tulite Tartust jalgsi. Umbes peaaegu, ja. Ma ütlesin, see on nii ilus, nii et natuke trend, füüsilist koormus ja aga ja. 90 kilomeetrit, mis ta visata siis on? Lihtne. Sa oled ju personaaltreener ka. Täpselt, olen toitumisterapeut ja personaaltreener, õige. No võt, see ongi see, et ole ise eeskujuks. Ja. Nii, üks kord, ma väga vabandan. No ei ole nii. Ühesõnaga, Karmen ja Artur nautisid loodust, meie siin püüdsime aega sisustada, aga me nüüd rääkisime ja keskendusimegi siis sellisele teemale, et kuidas ikkagi saavutada tasakaalu selliste looduslike ravimeetodite ja selle teadusliku poole allopaatilise meditsiini vahele ja kuidas sina oled leidnud endal selle kesktee või sina oled ju ka õppinud meditsiini, ma saan aru, et sa oled Venemaal seda õppinud, eks ole. Et kuidas sa oled teinud või leidnud selle kuldse kesktee, et kuidas neid küsimusi lahendada, sest need teemad, mida me arutasime, oli just see, et praegu on riigis suund, et halvustatakse seda, kui inimene tahab ennast loomulikult ravida, et seda mõnitatakse vahel isegi kas siis neid ravitsejaid või inimesi, kes võtavad selle tee selle asemel, et võiks olla see ju niimoodi minu arust, mida ma siin enne rääkisin, et eelkõige on loomulikud meetodid ja peale seda siis tuleb kõik see, mis nagu käib selle allopaatilise meditsiini juurde, kui muid lahendusi ei leia. Kuidas sina arvad? Taas kõigepealt ma rohkem olen toitumisterapeut, aga me sööme kõik, mis
meie loodus annab meile. Sama meditsiin ja me ravime võtame see, mis loodus annab meile. Sama lilled, sama täimed, see on väga hea. Ja mina arvan, tasakaal on minu poolt, see on nagu toitumisterapeutid. Näiteks nagu dietoloog. Siis me sööme päris tavatoid, sama kui võtame ravimed, kindlasti sina rohkem spetsialist kui mina, seda täimed ja täimed rohi. Aga kindlasti loodus on esimene. Ja loodus on esimene ja esimene on tavatoid ja ravintaimed, eks. Ravintaimed, jah, rahvameditsiin. See täpselt nagu meie vanemate ajal oli ja täpselt sama toit ja väga usun, et sama täimeravi. Tegelikult rohkem loodus. Aga mida me nüüd saame teha, et kui meie riigisüsteem, ta nüüd tänapäeval juba hakatakse sellest toitumisest rohkem rääkima, on ju. Ja seda rohkem nagu, see tuleb rohkem nagu kuidagi päevavalgele ja seda toidupüramiidi ka, eks ole, Triin, on ju muudetud nüüd viimasel ajal, et see varem oli ta teistsugune, et tasapisi ta jõuab sinna, aga ikkagi see, et kuidagi nagu hästi kergekäeliselt minnakse praegu, kas kui me räägime, eks ole, kaalu langetamisest ka, et hakatakse määrama ravimeid ja see on nagu, ütleme, esimene asi, mida inimesed usaldavad, on see, et kui ma võtan ikkagi mingisuguse tableti sisse, et siis ta kindlasti mõjub, aga see, kui ma hakkan mingit dieeti pidama, et sellel on siuke pikk, ütleme, aeg, mis sellele kulub, et sellega ei viitsita eriti tegeleda. No ma väga ei usu, et pikk protsess on toitumine. Keha harjutab tavaliselt, kui inimene, patsient, ise jälgib toiduplaani ja ise võtab toidu, siis on läheb kuskile pool aastat võib-olla. Kus on spetsialistiga koos, näiteks minuga koos või arstiga koos, läheb kiiremini. Sama ajal mõni juhtub ilma meditsiini iga ei saa. Näiteks väheprobleemid, näiteks kiirprobleemid, see, kus on traumad, jah, see, kus on vaja kohe midagi panna, kohe vaja arsti, kohe vaja meditsiini, kohe vaja ravimed. Aga täpselt me oleme see, mis me sööme. Kui sööme valesti, siis tuleb probleemi. Kui on stress on palju ja ma arvan, kõige rohkem probleemid on stressi pärast. Ehk siis mina ikkagi nagu paneks esikohale, et kõigepealt me oleme see, mis me mõtleme. Ja peale seda tuleb kohe see, et me oleme see, mis me sööme, sest sa praegu ise tõid välja ka, et me oleme see, mis me sööme ja siis tuleb stress, aga stress on ju kõik seotud meie mentaalse osaga, meie mõttemaailmaga. Ja kui meil on näiteks elus midagi halvasti, me oleme depressioonis või kuidagi ei näe seda väljapääsu, siis ega see toit ei ole üldse nagu siis peas esikohal. Ma kohe õpetan inimesed, et vaja kuuleme oma keha. Mis meie keha räägib? Meie keha ei ole vaenlane. Meie keha, meie sõber. Kohe ei ole vaja nii rangeid reeglid. Ei ole vaja. Peab kuulama. Ja sama aegus see, kes jälgib minu postitus, täna ma kirjutasin, haigus kohe ei tule. Ta annab märku mitu kuud enne, mõni aastat enne. Võt seda peab kuulama. Mis ta räägib? Äkki halb uni, äkki rämpstöid, aga annab märku enne. Mitu kuud enne. Et sina sööd valesti. Ja pluss on kindlasti kormus. Pluss on liikumine, jõutreening,
rühmatreening. See on ka vaja. Keha on loodetud mitte säästurežiimi. Keha tahab liikumist ja kohe aeg viskab märgu. Sinul on vaja füüsilist koormust. aga kuidas alustada keha kuulamist, sest ma arvan, et jah, siin on meil väga teadlikud kuulajad, aga võib-olla, kes ei ole nii teadlik, kuidas ta saab seda selgeks teha endale, et õpi keha kuulama? Esimene on, no seda mitte päris esimene, halb enesetunne, halb uni, midagi halb isu. Mõni momentid ma täna kirjutasin. Magusaisu ja närvid, liiga palju stressi ja esialgu, kuidas me alustame. Istud rahulikult, kuula. Või variant, nagu praegu me oleme siin kõik. Me saame räägida, jagatama meie probleemid ja leiame võimalusi. Ja pluss on rahvameditsiin. Pluss on see, mis teed ette. Aga kas on näiteks niimoodi, et kui mul tekib mingi rämpstoidu isu, et tahaks midagi, võimalikult, vist ütlen mingi hamburgere või hot-dog või krõpsud või mingeid siis suitsuvorsti või ma ei tea, mingeid kabanosse või mingeid, et siis juba tegelikult keha annab märku, et sul on midagi valesti. Midagi valesti, jah. On ju? Ja midagi, ma tahan kohe midagi ammsu võtta. Merilin tahab midagi küsida. Küsimus minu jaoks on ka esimeseks on mõte ja meel. Ja isiklik monologitoitumist teevad. Et minul on viimasel ajal tuleb välja see, et ma märkan, mis mu meeles oli praegu. Mis mu mõte oli. Et ikkagi läbi meele ja siis on see... Läbi vaimu, täpselt. Kõigepealt pea ja meel ja siis ka. Süda, aju, hing. Ja meel tasakaalustab hingamisega ja siis rahulikult keha. Jah. Et Merilin rääkis, et tema arust on ka siis õigem see, et ise te kuule, ma pean siin tõlkima, eks ole, ümber. Et kõige tähtsam on ikkagi see, mis on meeles, on ju, ja peale seda hakkab keha tundma, aga vahest on niimoodi, et meil ei ole mahti, meil on hästi kiire, on ju. Ja meil ei ole aega nagu keskenduda sellele, et mis mu kehas toimub, sest igal pool teised vajavad abi, on ju. Ütlen minu praegu see, mul on siin pea 50 inimest, on ju, ma pean mõtlema, kuidas see tuba, töötuba käib, teine töötuba, kolmas, õhtud, hommikud, on ju, kõik, et oleks puhas tehtud, on ju. Mul ei ole aega mõelda, et kuidas ma täna tunnen ennast siin, et mis mul siin jalg tunneb ja kuidas mu varbal lugu on ja muidu ma teen seda, on ju. Ja kui ma olen siin niimoodi mitu päeva vändanud ja homme sõidan tütre pulma, on ju, et kui ma olen siin niimoodi nädal aega mul järjest nii, et mul ei ole aega hingata ega pesta ega midagi ennast, et supsti järve ja tagasi. Ja mul ei ole selle keskenduda aega, ma ei leia, võib-olla inimestel niimoodi, mina teadlikult ikkagi leian selle hetke, on ju. Ja ei maga hästi ja siis ühel hetkel ma tunnen, et vot, praegu sööks selle kabanossi või mingi haaraks kiiresti mingisuguse selle hot dogi ja sööks selle ära, siis tegelikult see peaks andma ka nagu tagurpidi märku, et mul midagi on nüüd meeles valesti läinud, et ma olen liiga virvarris või liiga selle stressis sees, et ma ei ole ennast armastanud ja ma olen nagu pannud kõik teised primaarseks ja keha annab mulle, et minu arust nagu need käivad käsikäes, et üks on see, et ma märkan seda, et tõesti, et mul on meeleolu halb ja kuidagi pea on uimane või mingi udu on peas ja teine on see, et ma tahan mingit halba sööki saada või sihukest kiirtoitu näiteks saada, on ju võtta sealt ja need peaks olema nagu kaks sellist märguannet, mis ütlevad, et keha on tasakaalust väljas, meel on tasakaalust väljas ja nüüd peaks hakkama seda tasakaalustama. Vastan. Kunagi, varem ka rääkisin, et näidis. Mul on väga meeldib vana Rooma
aeg ja varem oli see Augustus imperaator. Ta rääkis niimoodi, kiirusta aeglaselt. Oli niimoodi. See on ka hea reegel. Ja vaja ette planeerima ja ei pea midagi. Kui me kiirustame, meie loodus, meie aeg teeb kattemaks. Sellepärast, kui me kiirustame, me mõtleme, et jooma, aga ei. Siis mõni minutit lähevad niimoodi teismoodi. Kogu aeg mõtleme, et midagi ei ole tegemata. Vaja midagi veel teha. Ja siis tuleb stress. Siis me ei söö ilusti. Siis on halb uni. Ja siis tuleb rämpstöid. Sellepärast, et kortisol on kõrge. Hommikul ma ei söö hommikul, ma ei taha süüa. Mul on palju patsientid, kes tuleb kliinikusse ja räägib mulle, teate, mul ei ole aega hommikul süüa. Mul on väga palju töö. See on raske. Ma tean, palju inimesed vaja mõtlema, kuidas me organiseerime. Sa oled väga tubli. Jõud on palju. Ma ei tea, kuidas sa jõuad. Mina ei jõua nii palju. Aga jah, ma saan aru. Ja teine asjad on, kui on sul on väga tugev hing ja vaim. Nagu nii sa oskad seda teha. Aga ma ütlen kõige parem, kui inimene planeerib ette, mis on vaja teha ja ei pea kiirust nagu nii ei juua. Plaan on plaan, aga midagi juhtub, et ei juua. Lihtsalt füüsiliselt ei juua niimoodi teha. See ma peab arvestama, kuidas me oleme tagasi ja kuidas me oleme edasi. Kas tagasi, et vana aegad ka oli oma probleemid, aga vana inimesed, nagu te teate, ma kirjutan kogu aeg, kuna vanasti oli ja kuidas vanasti oli. Hommikul inimene teeb süüa, sõit ja läks põllule töötama. Söö kaasas ja mõtled ainult oma töö. Tegi töö ära, tuli koju, sõit ja magama. Ja ma arvan, see ei ole nii keeruline, see on kerge. Aga vanasti on joogatunde ja... Midagi ikka oli midagi. No, vanasti nii oli nii suur kormus. Aga sama aeg ei olnud telefonid, ei ole arvutit. Ja see võtab nii palju aega ära, et ma ise ka tunnen, et täiesti. Ja miks on stress? Asjad on sellest, kuidas me sööme. Telefoni käes, arvuti ees, telegad ees, kogu aeg räägime, kiiresti sööme. Pange tähele, kes töötab kontoris ja kuskile veel puhkesse ruumis, kuidas te sööte. Telefoniga või ilma. Arvutiga või ilma. Me sööme niimoodi, et sööme hommikusööki ja leht on ees, kus Karmen Joller on sõna võtnud. Ja temal on väga suur abi. Aga siin on ka ju teine pool, et kui hommikust ei söö, siis kes on vaadanud, mis juhtub lõuna ajal toidupoes, saialeti ääres. Kühveldatakse sinna saiaksed sisse, esimene asi on suhkur, mis sulle kehasse läheb ja siis sa imestad, mis tervisega juhtuseks. Ongi kiire, kiirustan, võtan sealt need saiakotid ja lähen istun uuesti maha sinna arvuti taha ja loen siis kas seda uudist või teen tööd ja nii on väga paljude rütmeks. Ja tuleviks on insuliiniprobleemid, insuliiniresistentsid probleemid ja sukruprobleemid ja kortisoolid probleemid ja nii edasi. Vaja teha eesmärku, kuidas me oleme edasi. Kas on eesmärk edasi elada? Ma tahaksin näha oma lapsed ja nii edasi. Kas ma tahan seda? Ja tahan. Ma kogu aeg räägin, elus algab taldrikud. Kogu aeg kirjutan seda. Aga ei lõpe seal. Ei lõpe seal. Ei, siis on edasi. Siis on elu läheb edasi, peab mõtlema, kuidas me liikume, mis me teeme ja kuidas me sööme. Ja raske. Esimene samm teha võib väga raske. Aga
võib-olla üksi ja mõni inimest üksi ei saa. Ja vaja abi küsida. Läbi nõustaja, läbi toitumisterapeut, mõnikord läbi arsti ka. Ma tean, sa väga juhul. Ja, väga ei tahaks, aga ma tahtsin siin enne repliigiks öelda, et vaata, sa rääkisid, et vanasti söödi hommikul ja siis mindi toit kaasa ja õhtu jälle söödi, aga mina tean, et vähemalt minu vanavanematel ja väga paljude vanavanematel oli niimoodi, et hommikul pandi toit ahju ja õhtu võeti välja. Ehk siis see toit küpses ka aeglasemalt, et sa ütled, et et see aeglane on ju, et see aeglane küpsemine, kui see toit seal ahjupotiga seal ahjus on, mitte nii, et paned mikrolaine ahju ja tšauh teed, eks ole, soojakse, et ta seal ahjus ka küpses ikkagi terve päev ja siis sellel toidul oli hoopis teine väärtuse. Et see kõik see asi nagu, ma saan aru, et tänapäeval ongi, kõik on kiire, aga see aeglustamine on nagu üks asi, mida kui me taimi ka õpime, on mõned taimed, kes aeglustavad sinu hetke ja kes tõmbavad sult nagu selle rutiini maha. Näiteks koirohi on üks selline, et kui sa jood koirohu teed, siis koirohi mitte ainult see, et ta mõjub su seedimisele ja mõjutab su sapipõit ja aktiveerib siis kogu seda seedeprotsessi, vaid ta aitab sul aeglustada. Ja selle jaoks on vaja seda teed juua hästi aeglaselt. Et me koolis siin ka, ma räägin, et kui te võtate need taimed katsetamiseks ette, siis tehke seda hästi aeglaselt, et võtke see moment, istuge maha, mitte nii, et käigu pealt, ma jooksen ühes kohas teise, rüüpan tassi teed on ju ja siis mul pole meeleski, mis ma sinna tassi panin, vaid see, et sa istud maha või viskad lausa pikali, jood selle tee ära ja siis sa nagu tunnetad, mis su sees toimus, et kuidas see tee voolab sinu sisse, voolab läbib sinu organeid. Et see tee joomine, eestlastel ongi, jälle seda oleme rääkinud, eks ole, et see tee ja teekond on meil sama sõnatüvega. Et me joome teed ja me oleme eluteel. Et see tee joomine ongi nagu meditatsioon ja eluteel olemine. Et iga kord ei pea olema sellel taimel selline füüsiline toime, vaid tal kui me oleme sellel teekonnal, eks meditatsioonil selle teega, siis me aeglustamegi seda hetke ja annamegi enda kehale ja meeltele aega nagu tulla endasse tagasi keskpõrandale kokku, nii nagu angervaksaga, eks ole. Et sa jood angervaksa teed ja see sobib väga hästi nendele, kes igale poole ennast laiali puistavad niimoodi. Et sellepärast ma üldse ei häbene rääkida ja teie ka, et kui me õpime koolis, et angervaks aitab sind ennast kokku tagasi tuua, ei ole see jutt, mida peaks häbenema kõikide nende teiste ees, kes teaduslikku juttu ajavad, vaid see on puhtalt meie meeltega tegelemine ja see on sama oluline kui see, et ta mõjub mu organitele. Ja aitab mul, nüüd on antibiootikum, eks ole, antibiootikum vale sõna, oleme rääkinud, on ju, antibioot on elu vastu, on ju, et ei ole hea kasutada seda sõna, aga et ta toimib sama hästi meie meeltele ja kehale ja siis me saame kõige suurema kasu sellest teest. See on rohkem nagu tseremoniaalne asja. Jah, just, et me teeme selle rituaali, on ju, et me joome teed. Tseremooniad või rituaalid naudime. Ja sama mõnikord, päris väga tihti kirjutasin, nagu võtame kodutoit, päristoit, näiteks nagu supp. See ei ole nagu imerohi, aga supp on tähendab on kodu. Supp on tähendab on pere. Supp on tähendab rahulikult istumis ja söömine ja naudime. Sama rituaal, täpselt sama toit. See on pere, kodu ja rahu. Et tegelikult, kas olete kokku puutunud, et väga palju tänapäeval, me läksime see toidupäevand üle, aga see on tegelikult väga oluline, on ju hingetoit ja päristoit, on see, et pered ei istu koos, et nad söövad eraldi, et üks tuleb laua pealt võtab, teine tuleb laua pealt võtab ja ei sööda nagu koos, ei istuta laua taga koos ja mulle väga ükskord meeldis, kui keegi ütles kunagi, et söömine on sama, mis seksimine, et sa pead kohal olema. Selles hetkes olema kohal, mitte olema seal telefonis või lugema mingeid artikleid või tegelema millegi muuga, vaid sa oledki kohal, sa oled nende inimestega koos, kellega sa sööd, on ju,
ja ajad rahulikult juttu, ei pea nii kramplikult vait olema, eks ole. Ja ei ole ka nii, et lapsed istuvad lauda ja siis hakkab see, nii, täna sul on 2, on ju, nii, koduaresti, on ju, ja siis söö nüüd. et see kõik nagu see, mis nagu toimub meeltes, toimub su kõhus ka ja see on hästi oluline, no ütleme see baas sellele, et millega me oma päeva läheme, et kas me sööme hommikut koos või lõunasööki, vähemalt üks toidukord võiks olla, eks ole, koos meile perega koos, et see annab juba nii palju juurde sellest. Perega koos ikka on vaja. Täna näiteks, kui on väga palju juba lapsed ka, siis ülikaalusid või on terviseprobleemid, siis tulevad minu juurde esimene reegel. Ja esimene, mis ma ütlen emale ja isale, et söögiga koos. Söögig sama, mis sööb laps või laps sööb sama toit, mis on vaja. Mis teie sööte? Vaja perega kokku süüa, mitte eraldi. Vaja perega kokku süüa, see on väga hea. Ja, mitte eraldi. Ja see on kõige esimene. Et nii, et ei tehta iga ühele eri toit ja laps ütleb, ma ei taha seda, ma ei taha. Ja. Aga ma viin talle arvuti taha selle toidu, on ju. Aga ma viin talle, ta ei taha tulla minuga koos, ma viin tema tuppa selle toidu, et seda on nii palju tänapäeval, et meil kindlasti ei ole siin niimoodi peredes, aga see just, et sama toit ja et ei ole nii, et teine teema on see, et me läheme restorani sööma, on ju. Me võtame endale mingid uhked praed, seal kõik on ju lihad ja kõik salatid ja värgid. Ja lastele palun kananagitsad, on ju, rämpstoit lapsele, solk sisse. Ja see nagu võetakse nii ise, ma olen näinud seda ise korduvalt pealt iseenesest mõistetavalt, et lapsele anname neid friikaid, on ju, kuskil sügav külvas, kuskil tulnud, ära rääsunud rasvaga. Laps sööb seda rämpsu, on ju, ja me sööme ise seda uhket praadi ja lapsevanem tihtipeale tule selle peale, aga võiks pakkuda lapsele ka seda. Ja sama, kui me räägime energia jagutab, siis on kindlasti süüa vaja teha heas tujus. See energia, oma head energia läheb edasi läbi toitu ja lapsele, abikaasale, siis jagatame oma positiivset energiat, mitte närvinele, aga rahulik peab teha, süüa. Siis söök läheb ideaal, toit läheb ideaal. Aga Artur, ma tahtsin küsida, et vaata sina nüüd ikkagi, ma sain aru, et sa võtad Elite kliinikus, jah, teed konsultatsioone ja Confidos, et kuidas sina mis sina arvad, et mis me peaksime tegema, et see allopaatilise meditsiini pool, ehk siis kõik need arstiteaduskonnast, kes tulevad ja õpivad 7 aastat seda, et me ikkagi saaksime selgeks teha kuidagi selle ladvikule, et meil on oluline see, et me oleme loomulikud ja sööme seda loomulikku toitu ja kasutame ravintaimi ja et seda nagu ei tänitatakse, ei mõnitatakse, ei surutaks alla ja lastakse inimestel nagu ise otsustada, et millise ravi ta siis võtab, et mis me saaksime teha selle jaoks? No, uuesti nagu arst, ma ütlesin, aga olen arst, nagu toitumisterapeut, ma ütlesin, õige toitumine, see on esimene. Aga sama aeg on, varem ei olnud tabletti. Varem oli taimnerohi. See meie meditsiin, esimene samm oli taimne. Pärast oli keemia ja nii edasi, siis vaja seda ka arvestada. See on, meie ette on ka ravimid, taimnes ravimid, igal pool on praegu. Seda peab ka arvestama. Kuidas propagandeerida? Nagu meie kirjutame praegu, mina kirjutan, sina kirjutas. Aga see on trahvi varsti äkki? Sina. Jah, sina ka saad äkki. Sa kirjutad ka, et sööge ravintaimi ja kasutada. See ei ole halb. See ei ole halb, kui me loeme uuest seadusest, et seda ei tohi avalikult... Meie loodus, aga me sööme kartul, me sööme liha, see on loodus. Meil on see iseenesest mõistetav, aga kui me vaatame uusi seadusi, siis ei tohi soovitada teistele
selliseid asju, Kui- mis ei ole teaduslikult tõestatud. Ehk siis, kui minu vanaema, vana-vanaisa, vana-vana-vana-vanaisa on ennast ravinud nõgesega näiteks mingit töötervis, mina ei tohi seda teistele soovitada, sellepärast et teaduslikult pole seda tõestatud võib-olla. Apteekis müüvad seda. Seda küll, aga mida temaga teha, seda ei müü keegi. No, ma ütlen niimoodi, et arstid ja meditsiin ka ei tohi öelda, et seda on halb, see on halb meditsiin. Aga nad ei tohi soovitada ka seda. Nüüd uue seaduse järgi ilmselt. Neil ei ole nagu, tahetakse jõuda sinna, et kui ei ole ikkagi teaduslikult tõestatud, see on mingi retsept, et siis ei tohi soovitada seda. Minu asjad, see, mis mina saan teha, ma saan teha läbi õige toitumist, õige toidu, õige dieetid ja ravidieetid. See on minu töö, seda, mis mina oskan teha. Aga sa ravintaimi soovitad? See, mis müüvad apteegis, sest seda ma soovitan. Aga sa pead ikkagi nagu ütlema inimesele, mida ta teeb sellega ju, selle taimega, et seal müüakse ju pakiga tehakse tee, on ju, sul on seal, müüakse seda teed. Midagi see tee või midagi köha vastu tee. See on müüvad, seda ma soovitan kindlasti, kui on vaja, aga kui räägime toitumine, siis on toidulisandid, mis on praegu väga palju müüa. Ja soovitan väga harva. Siis ma alustan läbi õige toidu, õige toiduvalikud. Siis on ja punane joon, mis ma soovitan oma patsientile. Toidurežiim, unirežiim ja liikumine. Võt niimoodi. Kui palju tuleb üldse kliente, et nüüd on hästi popor reishi näiteks või ashwagandha, et kas ma peaksin seda võtma või tee mulle mingisugune toitumisplaan, kas see üldse on mõjutatud? Asjad on sellest, mitte tohib või ei tohib, aga meeldib või ei meeldib ja kui palju seda teha. Kas üle või mitte? Kas on nii näiteks õigus, et mäletan kunagi, mul isal oli ka verevähk ja me käisime ühe tervendaja juures ja tema ütles, et me hakkame nagu otsast tervendama seda, aga mis on nagu oluline, et inimeselt ei tohi võtta ära tema põhinaudingut. Ja minu isa põhinauding oli suitsetamine. Ta suitsetas, on ju. Ja meie siis kohe, kes me seal lähedased olime, ütlesime niimoodi, nii suitsetamine tuleb kohe maha jätta, on ju. Aga see arst, kes siis tookord isaga rääkis, ta tegelikult oli füüsikahariduselt, aga tegeles ravintaimedega, ütles niimoodi, ei, suitsetamist esialgu ei tohi ära võtta. Kui sa võtad inimeselt ära põhinaudingu, siis tal kaob ära nagu selline, vaata see motivatsioon, millega ellu minna, et suitsetajatel nad on sõltuvused, on ju. Yeah. Ja kui sa võtad selle ära, tal just nagu ei jää mitte midagi kätte. Ta jääb üksi oma sellega, temal oli see, et ta võtab selle suitsu ja ta on selles hetkes nagu meditatsioonis, on ju. Ja et me ei alusta sellest, et me võtame selle põhinaudingu ära, vaid me hakkame tasakene nagu kohendama need loodus, temad tegi siis mee sisse need rohud. Et pani ravintaimed mee sisse ja siis teised ta pani veini sisse, tegi sellise nagu veinirohu. Et hakkame nendega peale ja siis järk-järgult nagu hakkab seda suitsetamist maha jätma. Ja ma mäletan tõesti, et isa oligi, et kui tal see suitsetamine, et nüüd ta ei suitsetanud, siis ta nagu päevadega lihtsalt nagu hääbus ära. Sellepärast, et kohe oli näha, et tal see kõik see nagu see motivatsioon või lust või see nagu oli ära võetud, ta oli nagu tühjaks tehtud, ta oli eluaeg suitsetanud. Et mis sa arvad sellest, et kas on niimoodi, et milleni ma tahan jõuda, on see, et kui mingi asi nagu pakub inimesele mingisugune, ma ei tea, sama see kabanoss või mingisugune asi on ju, annab selle nagu elu mõtte, et ta saaks iga päev selle ühe kabanossi näiteks ära süüa.
et kas on meil nagu õigus ära võtta või on see, et me peame hakkama nagu kogu Tasakesi. seda süsteemi, tasakene süsteemi tervendama, on ju. ma Ja arvan, siis ta pärast ta kaob see isu ära. ma arvan, et teine variant on parem. Jah. Mitte kohe maha. Ma arvan, tasakesi. Ja kuidas meie printsiip on niimoodi, ma olen arst vana kooli. Printsiip on niimoodi, ära tee veel halvem, ära tee halvaks. Nii. Et see enesetunne peab olema ikkagi nagu inimesel selline, et ta on ise motiveeritud, mitte see, et kõik me võtsime tal, kõik me oleme kõik päästjad nüüd. Ja. Me võtsime talt kõik need asjad ära, on ju. Ei ole vaja topelstressi juurde. Ja siis on ta pauh, aga mis mul nüüd on ju, mis ma asemele võtan selle suitsetamise asemele, mingi asi peab ju asemele tulema. See on veel Seda stressib. nagu üksi. Sama nagu kui inimene on haige, näiteks kui jälgib dieeti ja järsk tuleb midagi haigust, midagi külm või respiratoorne haigus, siis ma ütlen, ärge jälgige dieeti. Siis on esialgu on unirežiim, joogirežiim ja dieet ja haigus on topeltstress, ei ole vaja. Pärast. Ja sama ei tohi kohe teha. Viska ära, jätka kõik. Ei, tasakesi on kõik. Aga mis see joogirežiim tähendab, et Joomine, vedelikud tarbimine, üldvedelikud tarbimine. nüüd tahangi küsida sinu käest jälle sellist asja, et kõik me teame, et vett on hea juua, on ju, joome, aga kui ei ole janu, kas me siis nagu peaksime sundima? Kui janu ei ole, ei, see on individuaalne. Suvel on üks süsteem, kui on füüsilis koormus, on teine süsteem, nagu mina. Ma joon nii palju. Kui ma tahan, siis ma joon. Et ikkagi peab nagu soovi järgi, et ei joo niimoodi, et see peab vastavalt kilogrammile. Ja mõni dieetid nagu gastroenteroloogia või respiratoorne dieetid on soovitavad võtta, nii palju on vedelikud. Näiteks, kui on reflüksi probleem, kui on kõrvitisse probleem või on kõht kinni halvasti, kõht lahti, kõht kinni, siis vaja tõsta. Asjad on selles, kuidas enese tunne. Kui tundsib, et vaja juurde, kui janu on. Janu ei tohi, siis janu provotseerib migreeni valu. Siis kui migreeni, see on õudne. Kellega on migreen, siis teate, mis see on. See on nagu müts pääs. Ei saa midagi teha, siis migreeni ravida ei saa. Kuidas me saame teha? Lihtsalt tasakesi mõni lonks. Juua. Jah, tee. See on käe. Siis on kraanivesi. Tasakesi. Suvel rohkem, talvel vähem. Ja siin on, peab tähele panna üldvedelik. Või on sees on kraanivesi, kui palju. See on suup, teed, kohv, midagi mahlad. See on üldvedelik. Ja sees on tavaline kraanivesi. Juua vaja, aga see on individuaalne. Ja pluss arvestame, mis on, kuidas diagnoosid, kuidas on probleemid, terviseprobleemid. See ka arvestada. Aga kui palju sina saadad siis oma inimesi või kes tulevad patsiendid, palju sa neid saadad arsti juurde? Mina ise teise. Jah. Minimum. Jah. No tegelikult, kui liiga suur probleemid, liigiste probleemid, siis on füsioterapeuti juurde kindlasti. No, ma oskan ka teha, ma olen ka treener, siis on personaaltreener, see on teine asja, rühmatreener, see oskan ka midagi. Aga kui tuleb inimene, näiteks on vähidiagnoosiga, tuleb sinu juurde vastuvõtule, ei ole arsti juures käinud näiteks. Kuidas sa nagu siis suhtud sellesse, et mis nagu peaks, kas sa üritad siis selle toitumise ja muu elustiiliga, soovitad veel mingid teraapiaid? Siin on teistmoodi, siin on näiteks rohkem muuda elustiil, füüsilis koormus ja niimoodi, sellepärast, et mõni räägivad, kui inimene vähega sööb, siis sööb saame vähk ka. Seda peab ka arvestada. Et kui sööb vähem, siis vähk sööb ka vähem. Jah. Saab vähem süüa. Ja. Kui inimene sööb, siis sööb vähk ka. Siis sööb vähk ka. Ja, kõrval. Asjad on selles, kuidas inimene, kuidas vaim on, kas inimene on valmis midagi muuta. Või see on vaja.
aga praktika näitab, et mul on palju patsientid seda diagnoosiga. Verivähk on põievähk ja nii edasi. ja kui paljud sealt välja tulevad sellega sinu abiga? No sellest, protsentuaalselt. kellega ma praegu teen, läbi toitumine, läbi meditsiini. No praegu kõik elavad edasi. Seda elavad. Siis on Confidos, olen kuskil 10 aastat varsti ja ma näen anamneesi, ma näen patsiendid ajalugu, praegu kõik elavad ja protsentuaalselt. Ma ei tea, ma tean, et kõik elavad edasi. Ma ütlen, et mul iga päev on see patsientid, kellega on vähk, aga tulevad ja kui palju näiteks on, kui ütleme kvartaal, siis on 2 on. See on väga päris palju ja tegelikult on see väga moehaigus praegu, et eriti peale seda vaktsineerimislainet jah, et on hästi palju vähki tulnud. Ja sellist inimesed, kui on patsientid, ja ma ütlesin, kindlasti pangid tähele tämmeravi ka. Siis on rahvameditsiinid ka. Me peame hakkama vist natuke kokkupoole tõmbama oma seda jututundi siin, 2 tundi vist juba peaaegu oleme rääkinud. Ma tahan ikkagi ennem ühte asja teilt mõlemalt küsida, et praegu on tõusvas trendis ka selline termin nagu neuroerinev. Mis see on? Ehk siis kõik igasugused hüperaktiivsused ja kõik sellised erinevad siis diagnoosid on nüüd sinna katuse alla pandud. Ja just siia sõitsin, siis jälle kuulsin, keegi mingis saates ütles, et tema sai ka selle diagnoosi ja nüüd on nii hea elada, et kohe teab, et tal on see diagnoos. Ja siis ma jäingi mõtlema selle peale, et kas see on nagu päris asi või on see lihtsalt meile öeldud, et me võiks teha neid toredaid asju, nagu sa ütlesid, on ju seda kabanossi süüa või seda suitsu teha, et siis nagu on hing rahul. Kuidas teile tundub? Nagu uuesti, siis on kõige oluline see, kuidas oma enesetunne ja kuidas inimesed jälgivad oma või kuidas on oma tavarežiim, kuidas oma distsipliin, kuidas oma unirežiim ja praegu väga palju midagi moodsam haigused. Mõnikord inimesed lihtsalt otsivad vabandust. Aha, mul on seda haigus. Jep. Yes, leidsin. Siis lähme edasi. Ei, probleem mitte selles. Ehk siis see küsimus on selles, et kas see on nagu kogu aeg olnud? Ei. Või on see tulnud ikkagi seoses selle väga, väga tugeva elustiili muutusega, mis meil on seoses selle arvuti ja telefoni maailmaga seoses, et noh, sellest on hästi palju räägitud, eks ole, et see hüperaktiivsus on seotud sellega, et lapsest peale telefon kätte, telekast lahti ja klõps on ju hästi palju pilte käib korraga läbi ja inimesel nagu puudub oskus keskenduda. Ma ütlen näiteks vanasti tsaari aeg, see oli ka migreeni, aga räägiks migreen oli haigus, aristokraatia oma haigus. Midagi igav, midagi ei ole vaata, mul on pea valat, kõik migreen. Praktiliselt on, mina arvan sama arvuti ja midagi sotsiaalmeediat, istuvad telefoniga ja sama klõpsed. Ja, õige. Jaa, aitäh. Vastasin või? Jaa. Aga kas me siis võtame kokku? Võtame tasake kokku. Kas kellelgi on midagi väga head öelda, tahab midagi pakkuda juurde, mõnda mõtet avaldada, et küsimus ikkagi on siis lõppkokkuvõttes, ma toon siis kokku selle niimoodi, et meie siis taimetarkadena, kui me õpime siin kõike seda, kuidas iseennast tervendada ja iseenda tervise eest vastutada, peaksime siis eelkõige nagu leppima või võtma vastu selle põhimõtte, et me tõesti nagu võtame vastutuse enda peale. Ja kuna sina konkreetselt õpid seda ja tegeled sellega siis ka oma pere eest, et võtad selle vastutuse, et ei lähe seda sokutama
no Arturile võib kaela sokutada võib-olla vahepeal mõne asja, aga ma mõtlen seda, et ei lähe kuskile siis allopaatilise meditsiini juurde kohe nagu seda pakkuma oma haigust, vaid püüame ise seda lahendada ja ikkagi nagu mina ütleks küll, et ei peaks häbenema jagada neid oma teadmisi ja tarkusi. Sellepärast, et no okei, no mis siis, et läks mõnikord natuke nagu valesti või nihusti. Kui palju on igasugustel ravimitel neid tüsistusi, mis tekivad, on ju, et kas või selle samal paratsetamoolil või ibuprofeenil, kui palju nendel on tüsistusi ja me ei peaks nagu süüdi ennast tundma, kui vahest tõesti nagu kõht läheb lahti või juhtub midagi sellist, et võtsin natuke vale doosi seda ravintaime. Vaid nagu kui näiteks kellelgi midagi juhtub, et keegi kargab turja, et me peaksime nagu üks ühe eest seisma ja olemagi nagu teistele ka toeks ja aitama. Vabandust, ei tohi seda unustada, mõni näiteks vereanalüüsid või midagi analüüsid on mõnikord ka vaja teha. Ikka on vaja teha. Läbi ravimid ka ei saa, nagu kolonoskoopia või verivaldustust ei saa ilma teha, ilma ravimit ei saa. Siis kui on näiteks gastroenteroogsed probleemid, maguprobleemid, siis kolonoskoopia vaatavad, teised ei saa. Me ei leiame, miks on midagi maovalu, miks probleem näiteks seda bakterid ja mikrobiomi ilma ka ei saa. See on juba siis, kui see tagajärg on käes, eks ole. Et püüame praegu seda, et me ikkagi nagu proovime, et meil ei tuleks neid asju ja et me saaksime ikkagi niimoodi ära elada, et meile lapsed ei peaks siibrit alla panema, et me saaksime elu lõpuni ise nagu oma jalgadel käia. Et see, aga jah, kui ikkagi süsteem on sassis juba, nagu me alustasime enne, kui sind ei olnud siin, on ju, me alustasime seda juttu, et siis on juba raske minna selle loomuliku poole, et siis peab vaatama jah, et kus saab, et siis see, kes tuksi keeras, peab korda ka tegema. Pressib ära seda süsteem, seda ma usun. Ja see ka, et alati tuleb anda aega. Et kui meil on see valu, meil on see ebamugavus, siis lahendus ei tule kiiresti. Ma kordan selle üle, sest me kõik unustame selle vahepeal ära. Ja kui ongi see migreen või see peavalu, siis ju palju lihtsam on võtta see tablett. No mõjub ju ikka 15 minutit ja sa saad juba tulemuse versus nüüd teed omale näiteks angervaksa tee, istud selle tassiga, no sul ikkagi läheb pigem pool tundi kui see 15 minutit, eks. Et jätta endale see aeg ja teistele ka ütle, et kui sa pakud neile mingi teevariandi või mingi taimerohu, siis anna aega, kohe ei tule tulemused. Et linnuke tuli meile sisse selle peale. Siis on mõni rohi sees on ka mingid taimsed, näiteks korvaloolid on sees, väga palju. Valakardiinid on sees. Siis on mukaltiinil on näiteks ju ka, eks ole. Ja. Aga mina siiski arvan, et need tabletid ei ole nii mõjusad kui taimed ise, sellepärast, et sealt on eraldatud juba teatud toimeained, eks ole, taimelt, aga taim mõjub tervikuna kõige nagu efektiivsemalt. Mine ka ei kasuta tablet. Jah, no vot. jah, ei kasuta. Et taim ise, et kui me teame, et see taim juba oma energiaga, juba sellega, et ta on selliseks ennast üles ehitanud ja kasvatanud ja tal on see teadlikkus, nagu me õpime, on ju, et ta on läbi evolutsiooni selle teadlikkuse saanud, ta oskab ennast tervendada ja me palume temalt siis seda tervendavat jõudu ja väge ja neid aineid, et me saame sealt palju täiuslikuma sellise abi, kui me võtame selle, mis on juba tableti sisse pandud, eks ole. Et kui me kasutame naistepuna, muidugi seal on see doseerimise asi, aga doseerimist me peame ütleme oma keha õppima tundma, et me oskame ise endale doseerida. Et kahjuks jah, me ei saa nagu siin kogu Eesti rahvast terveks teha, sest igaüks otsustab ise, kuidas ta ennast ravib ja kuhu ta läheb vastuvõtule. Aga vähemalt me saame nagu oma perekondades ja oma suguvõsades seda levitada, seda teadmist ja kokku hoida ja üksteiselt abi küsida ja paluda ja et sellepärast on see sotsiaalmeedia ikka vajalik, kuidas me muidu küsiksime, ei hakka helistama ju kogu kursust läbi. Kuule, mis sina arvad, on ju, et kuidas me võiksime teha? Et tegelikult on ikka natuke hea ka, et see sotsiaalmeedia olemas on, et me saame omavahel nagu kontaktis olla ja sidemes olla ja küsida ka lolle küsimusi, et mis siis, kui mõni küsimus on loll
ja annamegi üksteisele nõu. Et see nagu minu arust on üks asi, mida me saame teha, et me oleme nagu ühenduses ja aitame üksteist. See on väga hea, et te jagate oma see, mis te teate, oma teed, mis sellise. Siis on huvitav. Teem, väga hea. Siis nagu nii kavat on sinu postitus. Jah. Väga hea, mulle meeldib. No nii, aga siis tõmbame otsad kokku ja aitäh kõigile, kes jõudsid ära kuulata. Me täna nii pikka podcasti pole olnudki, aga meil oli see eelmäng oli siin tund aega. Peaaegu enne, kui Artur kohale jõudis. Vabandust, veel kord. Aga järgi saad kuulata ka kõiki eelnevaid osasid. Täna juba 75 osa, see ikka alati üllatab, et kuidas me oleme jaksanud nii kaua rääkida ja tegelikult jaksame veel kindlasti sama palju, kui mitte rohkemgi. Nii et aitäh, et sa oled olnud meiega. Kui sul on kommentaare ka peale kuulamist, siis julgelt võid meile neid saata, mõtteid jagada ja kutsun üles ka ideid teemade jaoks. Kui sa tahad mingit kindlat teemat kuulda, siis seda võid meile ka saata. Nii et aitäh! Aitäh!